Eks ta on juba nii kord seatud, et kõik me peame minema lihtsalt, nüüd on tema kord. Muidugi ei peaks inimene ise sellele viimis kaasa aitama. Mida te sellega silmas peate? No, vaadake tema käsi. Sõrme otsad puhta kollased, millest muusse on kui suitsetamisest, ma olen täiesti et ega ta võtsi ka ei sülitanud tema. Aga eks igaüks ise teab, kuidas ta oma elu elab ja millised naudingu teist. Muidugi ei maksa arvata, et teie isa suht midagi erilist oli. Pooled Eesti mehed surevad südameseisumise tagajärjel. Ma olen siiamaani arvanud mitte ainult pooled, et suurem enamus südameseisumise tagajärjel surevad. Ma tahaksin mööda saanud infarkti. Veresooned umbes ja eesina kõhka. Et kui siit ja veri enam läbi ei käi, et siis ongi infarkt käes. No siis ma tean teinekord jälgida, et kui kõht on juba mõnda aega kinni olnud, et siis tasub kirst ära tellida. Ei olnud vist oma isaga väga lähedane. Seda arvate? No kuidas te saate sellises olukorras nalja visata? Surnud ümber ringi enda isa teiste seas. Sellel kohal on siiski oma kombed noortes. Jah, vabandage. Me ei suhelnud eriti. No ma ei tea isegi mingis. Nagu mingi sein oli ees. Te nüüd kindlasti ei usu, kui ma teile ütlen. Aga mina usun teispoolsusesse. Ja mina usun, et inimene ei saa siin ilmas enne rahu, kui ta on kõik vajalik elus korda saab. Olgu siis kas või surnuna. Sellepärast nad käivadki aeg-ajalt meil külas, et oma siin ilmas pooleli jäänud asju ära võtta. See on küll arsti suust kummaline. Liiga paljud on seda näinud ja ka tunda saanud, et vastupidist väita ja ka ükski teadus ei ole vastupidist tõestanud ka. Nii, et teie arvate, et ma peaksin oma pooleli jäänud suhted temaga lõpuni selgeks rääkima või muidu tuleb ta mind hiljem kummitama? Ega see halba ei teeks. Teie olete rahul, kui saate kõik südamet ära rääkida ja tema saab rahus minna. Kohe praegu või? Teate, mis see on? See, kes tellib, sellel pole vaja. See, kes teeb, sellel pole vaja ja see, kellele tehakse, selle on täiesti ükskõik. Mis asja? Mis see siia puutub? No, puutub ikka väga, aga ma mõtlesin, et olete sellise morbiidse naine kuukurvalikade keskel. Kuulge, lõpetage ära. No kuula, see, kes teeb, sellel pole vaja. See, kes teeb, sellel pole vaja. Ja see, kellele tehakse, sellel on täiesti ükskõik. Sekretär tellib maitsemeelete ülemusele supi. Hea pakkumine. Aga õige vastus oleks olnud kirst. Ma ütlesin, et teil on seda varsti vaja. Bravo. Turguuri tuu. Hea küll, minu tööpäev on lõppenud ja ei saanud. Südamest kaasa, aga ma pean. Kas ma võin veel hetke olla temaga omavahel? Toolge pealegi. Võtke endale nii palju aega kui kulub. Valvur paneb teie järel ukse kinni. Kõike head teile. Hea küll siis. Meil ei palju asju rääkimata. Ma ei tea isegi seda, kas teha kirstu või urnimatus. Olin vist 1 aastane, kui me viimati teineteisega tõsiselt rääkisime ja seda ka sellepärast, et ma ei saanud midagi aru ega osanud ka vastu vaielda. Mees peab putru süüma, siis kasvatab vist tõeline mees. No mida jutta? Ilma pudruta poleks kasvanud või? Ilma pudruta oleks kasvanud mingi transvestiit või lihtsalt pede. Ja no see on muidugi kasulik tarkus igale noorele poisile, aga kuidas saab siis selliste mõttevälgatustega nõus olla? Et sellest ajast peale, kui ma rääkima ütlesin ja sulle vastu oskasin vaielda, oled sa mind eiranud. 40 aastat. 40 aastat oled sa mind lihtsalt eiranud. Olgu. Tead, sealt taevaselt pingilt vaadates on see juba sinu valu.
mitte kellegi teise oma. Ole siis seal üksi nii, nagu sa kogu elu üksi olid. Ja ära loodagi, et su hauale iga nädal lilli tuuakse. Või tea, kes peaks seda tegema. Või veel parem, puistad su tuppa lillekotti. No siis oled kogu aeg meiega. Saad aeg-ajalt juua ka, see sulle ju meeldis. Üks hetk ma kohe tulen. Ja küll, nägemist siis. Tehke lahti. Kuulge, on siin keegi või? Mul läks natukene kauem aega. Kuulge. Kuulge, see ei ole naljakas. Tehke lahti. Ei no, kui ikka sita sisse astud, siis ei võtsi siit kahe varda vahel või ikka kõikide varvaste vahel korra. On seal keegi? See ei ole võimalik. Kuulge, olen ikka veel siin luku taga. Ma ei ole surnud, kui te seda kardate. Ma tulin siia oma isa tuvastama. Ma ei ole surnud olnudki. Muidugi telefon. Siin ei ole ju levi. Midagi, millega seda ust ka muuta. Siin pole üleüldse mitte midagi peale laipa. No, sust nii palju kui veel kasu. Täpselt nii nagu vanasti. Siis kui sinu abi on vaja, siis oled lihtsalt vaid. Lasi jalga ka nagu tavaliselt. Sa oskad ainult jamasi kokku keerata ja mina pean siis neid hiljem klaari. Vaat nüüd on sinu kord. Näitas üks kord, et ma sulle ka midagi tähendan. Teed juba koolis. Kui õpetaja ütles, et las isa aitab kodus linnupesakasti valmis teha. Aga isa ei olnud. Kõik tulid kooli linnupesakastidega, aga mulle andis ema kootud pajalapid kaasa. Ise veel ütles, pane kellegi pesakasti, siis on linnukesed sooja. Mis sa arvad, kas kõik naersid? Usu ja usu, aga minul on vahel abi vaja. Või vähemalt kuulamist. Ja no selleks tundub meil nüüd aeg olema. Või see oligi sinu plaan? Sa suudad isegi peale surma midagi sellist korraldada, mille kohta sa ei küsi teiste arvamust. Vaata, näe, ma olen ju ka inimene. Mul on ka omad tunded, omad elukogemused, omad tõekspidamised. Tead, mul on kõrini sinu targutamisest ja sinu nägemusest teest, mida iga üks meist käima peab. Ma tahan ise vigu teha, saad sa aru ise? Kurat egoist, isegi peale surma. On siin keegi? Kuulge, siin peab keegi olema. Te ei tohi jätta surnuid omapäi. Nad võivad lugeneda. Neid võib jänu tulla. Kuulge tehke, kurat, see neeb tuks lahti. Vaat ei taha temaga ära leppida ja ei lepi ka. Kuule, kas sa panid testamenti kirja? Et sulgege mind koos pojaga 1 ööks surnu kuuri. Või veel parem 2. Kas see kiri oli sul rahakoti vahel, kus mõnedel inimestel on organikoorma, kus sul vaat jääb?
Külm on. Põrandakütet neil ka siin pole. Ei mingeid mugavusi. Tead, ma lugesin lehest, et jaapanlased mõtlesid välja kirstu, millel on juhe küljes. Ja kirstus kõlevad kõik ägedamad muusikahitid. Tahaksid ka endale sellist. Saaksid ka vana rokiklassikat kaasa karjuda. No sealt see ei sega ka kedagi. Aga kurat, see oli kallid. Mingi $23,000 või midagi sellist. Tead, ma võin sulle kaasa panna 30-eurose playeri ja mõned vanad muusikaplaadid. Siis täitsid sina minu pilli järgi. Sigaretid ja viinad ja kirgised naised. Mu elu kõik tuksi on keeranud nad. Sigaretid ja viinad ja kirgised naised. Ei hauaski enam neist rahumas saa. Kui veel parem paneks kirstul hoopis veebikaamera. Sa mõtle, kuidas kõlaks teenus. Jälgi oma kadunukese lagunemist. Panen pidupäeval arvuti lauale ja ongi su kallis kadunuke jälle sinuga. Isegi kokku saab lüüa. No siis tuleks valgustus ka panna ja mõned pornoajakirjad kaasa. Lihtsalt, et iga peale. Mida ma räägin? On siin keegi? Tead, see surm võiks üldse vähe lõbusam olla. Kuidagi kurvad on kõik. Indias on surmapäeval ikka pidu. Kõik on valges, laulavad, tantsivad. Et siis näiteks oma vanamehele tuli otsa panna. Ja et see saaks koos teiste kadunukestega varahommikul koos ookeani poole ujuda. Anekdooti tead. Haiglas puhkeb tulekahju. No, haiglas puhkes tulekahju. Tuletõrje tormas kohale. Mehed kerisid voolikud lahti. Vesi pritsis, sööjad särisesid. Tükk aja pärast, kui tuli oli kustunud ja suits hajunud, tuleb tuletõrje peaarsti juurde ja kannab ette. Lubage ette kanda. Tuli on kustunud, tõime välja 9 inimest, 7 puhusime eluvaimu sisse, 2 päästa ei õnnestunud. Peaarst teeb suured silmad ütleb, et kuidas on see võimalik? Te ju kustutasite surnud kuhu. Ja ei tea, kas tuleks keegi siia eluvaimu sisse puhuma, kui ma näiteks tulekahju teeksin. Ikke mul küll ei ole. Sul on äkki? Taas pole sust mingit kasu. Eluaeg on sul tikud taskus krabisenud ja nüüd ei midagi. Tead, müts maha vanade egiptlaste ees, kes lahku mulle ikka kogu elamise kaasa panid. Naised kaasa arvad. Jah, naised. Usu või ära usu, aga ma armastan oma naist. Ma tean, et sa pole minu valikuid kunagi heaks kiitnud, aga lõppude lõpuks elasin mina temaga ja ma olin õnnelik. See, et me lahku läksime, selles olime mõlemad süüdi. Aga kus olid sina, kui mul oli vaja nõu, kui mul oli vaja kedagi, kellega rääkida? Rääkides on asi lihtne. Tead, ükskord sõitsin kodu poole. Vihma kallas hirmsasti, üks neiu hääletas teie ääres. Kahju hakkas, võtsin peale. Neiu hakkas rääkima, et tal telefoni aku tühjaks saanud ja ei saa abi kutsuda. Usub. Olime juba päris minu maja lähedal ja siis panin ette, et lähe minu poole, et saab riideid kuivatada ja telefoni ka laadida. Noh, läksimegi. Usub. Noh, neiu võttis märjad riided seljast ja andsin talle teki ümber, tema ikka kurtis. Külm on ja aina külmemaks läheb ja äkki ma saaksin teda soojendada. Usub. Noh,
võtsin siis endal ka märjad riided seljast ja võtsin tüdruku teki alla. Hakkasin teda õõguma. Samal ajal tuli naine koju. Usud? Vaata, sina usud seda lugu, aga naine ei usku. Liiga palju on elus ahvatlusi. Liiga palju on seda, mida tahaks proovida. Ja sellepärast on väga raske ainult ühe inimesega elu lõpuni koos elada. Usu, et ma ei tahtnud lahku minna, aga ega sina ka selle peaks südant valgida. Mäletad, kui sa mulle lapsena rääkisid, et sõjavägi teeb igast poisist mehe. Kus sa võtsid sellised tarkused eri? Millised autoriteedid neid pilluvad? Ei no sõjavägi parandas mu hambad ära. No see on isegi hästi, siiamaani on korras. Igal hommikul rivistus. Tulgu taevast või buss luge, saad sa aru, igal hommikul. See rutiin oli kõige hullem. Annaksin pattu salata, oli ka helgemaid hetki. Ärkad rutiinist, oled poolkinniste silmadega rivis, kui korraga põrutab kapten. Mehed, kes eile viina võttis! Loomulikult ei julgenud keegi tunnistada, kuigi eelmine õhtu oli ikka päris korralik pidu olnud. Mehed, kes eile viina võttis! Sa ära arva, et ma nendest keeldudest üleastumist heaks kiidan, aga astusin siis ette ja kandsin ette. Mina võtsin, härra kapten. Sinuga lähme pealt parandama, teised 10 kilomeetrit metsa jooksul marss. Või siis olime metsa jooksul. Sõbral pudenes taskus kiri maha, aga seersant, kes tema taga oli kohe krapsti ligi. Noh, mis see siis on? Keelatud kirjavahetus, jah? Sõber, et ei, see on kiri minu pruudilt. Seersant, et aga mis pruudilt, see on nüüd tühi paber. Sõber, jah. Me oleme praegu riius ja ei räägi teine teised. Tead, see kõik ei olnud minu jaoks kerge. Liiga palju inimesi koos. Kaotad iseenda, maailm muutub, tõekspidamised kõverduvad. Kõik naelad ühe haamriga puusse löödud, nii et ühegi pea välja ei paista. Kõik ühtmoodi silemad. Ma ei tea, võib-olla see ongi see, mis poisist mehe teeb. Mees peaks ikka oma teed ise käima, mitte teiste sammudes astuma. Külmaks läheb siin. Ja ma tean, et ma pole su unistusi täitnud. Sina unistasid, et minust saaks kosmonaut või vähemalt minister või profi jalgpallur. Aga sinu jaoks olen ma ainult ehitaja. Noh, ehitaja, kui tuleb ka karmineist kruve. Noh, ehitaja, tuleb ahdelda mul laed ära. Ma olen sulle 1000 korda öelnud, et ma olen arhitekt. Ja pealegi oma töös väga hinnatud. Aga mis sinu sellest? See ei olnud ju sinu unistus. Tead, kui mul on vaja pahteldada, siis ma kutsun pahteldada. Loomulikult, mis sul viga, sul ju raha küll, aga näed, meie vaese panurid peab ise hakkama saama. Tead, ega ikka ei pea küll. Las igaüks teeb seda, mida oskab ja teeb seda nii hästi, kui oskab. Kui mina ei oska pahteldada, siis ma kutsun pahteldada. Või muidu tuleb minu tööd ringi hakata tegema ja see läheb poole kallimaks. Ja nende sinu vanakooli tarkustega poleks isegi maleva saanud midagi peale hakata. Tee tööd, siis tuleb armastus. Olime kord Põhuhoidlas tööl. Tükk aega polnud ühtegi autot käinud. Ma eks neid lagunes seal ära ka. Ühel kutil hakkas iga. Hakkas kärbseid püüma ja pani endale sugu. Seal need siis sumisis. Korraga toomas brigadil sisse, see oli naiste rahvas. Ütles, noh, malevlased, mis te passite, hakake tööle. See kutt vaatas talle otsa, ütles, pole tööd. Ja kärbsed hakkasid suust välja lendama.
Tead, see pani karjudis jooksu. Ega pitet siin vist toota ei ole. Külmaks läheb. Kuule, kas sa lina laenad? Sind ei ole olemas, sa oled surnud. Alati ei lähe nii, kui sa tahad. Asju on liiga palju, siis meie häid mõtteid võivad segama tulla. Ma ei uskunud, et ma oma pojaga silmast silma ja südamest südamesse vesteldes olen ma surnud. Parem hilja kui mitte kunagi. Vot just, parem hilja kui mitte kunagi. Aga nagu ma aru sain, ega sulle need vanakooli tarkused eriti ei istu. Ei no, eks midagi jäi ikka külge ka, kas sa tahad või mitte. Nii. Hetkel on need midagi igavest. Aga hetkel võib öelda midagi igavikulist, no. Anna mulle andeks. Anna mulle andeks, et ma ei olnud sinu, kui sina seda kõige rohkem vajasid. Anna mulle andeks, et ma ei elanud sinuga koos sinu elu, vaid katsusin enda omaga hakkama saada. Üks veri ja liha, aga nii erinevates soontes. Tead, mäletan, me käisime ükskord kontserdi. Mängis see Gunnar Grassi Punt. Oi, pagan äge. Sa istusid terve see aeg mõlgõrel. See kontsert kestis 1,5 tundi. Karused kargusid sealt ümber ja sina, väike mees, istusid mõlgõrel. Näpud püsti tead. Oi, tead, kus mul oli hea tunne. Ja tahtsin kui karjuda, et vaadake, mis mul siin on. Jaa, aga edaspidi jäid seal kuidagi kaugeks. Sul oli isemoodi huvid. Muusikast eriti jooni. Aga pane sen joonistama. Siis oli kohe hakkamist täis teha. Jaa, aga edaspidi olid see juba nii tark, et meil ei olnud enam millestki rääkida. Tead, kui palju unetuid öid ma veetsin. Aga sina et seal kuskil eemal. Jaa. See oli mu oma viga. Ma lasin su ennast liiga kaugele. Ja seda lapselikku usaldust enam. Tagasi ei võida. Kurat, tead, raha oli vaja teenida, et see pere tahtis ju ülal pidada. No. Peale raha on pere vaja ka armastust. Kas sa mulle üks kord ka ütlesid, et sa armastad nii, nagu üks isa peaks oma poega armastama? Ma näitasin seda oma tegudega, mille muu kui armastuse pärast saigi sulle need asjad ostetud ja kingitud. Sa ostsid armastust. Sa ostsid mind oma leludega ära. Ma arvan, et pigem tegid sa seda enese pärast, et teistele näidata, vaadake, mida meie oma pojale lubada saame. Meie poiss käib ikka firmapükstega, mitte mingi kohalike nirudega. Meie poisil on ikka puldiga auto, mitte mingi tavaline kärukonja. Kas sa üldse kunagi tundsid huvi, kas ma neid kalleid asju tahan? Kas sa üldse tundsid huvi, mida ma tahan? Tead, ma oleks parem
meelega sinuga mänginud, kui selle puldiga auto. Tead, nüüd sa oled küll ülekohtune. Ma tegin palju tööd, et sul need asjad olemas oleks. Jaa, sa tegid tööd, sa olid kogu aeg ära, sind ei olnud mitte kunagi. Ja siis, kui koju tulid, siis võtsid nina täis, magasid norsates nurgas või läksid sõpradega välja. Selline oli minu lapsed. Laupäeval isaga teha võid kõike. Minu suurimaks lõpuks oli vaikselt nurgas mängida, sest isa ei tohtinud segada, kui isa puhkab. Saad sa mulle anda seda? Ma olen edaspidi kogu aeg sinuga. Ei, sellega on kõik. Sul olid sinu aastad, sinu päevad, nüüd sa oled surnud, sellega on ühel pool. Nii nagu sa ei too tagasi minu esimest jalgamängu, nii nagu sa ei too tagasi minu esimest pruuti, kui ma oleksin tahtnud küsida, mida ma edasi pean tegema. No parem oligi, et ei küsinud. Oleksin oma elu ka samamoodi viltu elanud, nagu sina enda on. Kurat, alati jääb see viimane nõks puudu. Bensiin lõpeb 100 meetrit enne tanklit. Ja see viin, tead, see lõpeb alati enne kui pidu. Ja ikka mõtled, et homme räägin ma poja ja naisega. Ikka homme. No siis on see surnud. Ja ikka mõtled, et homme ei oleks rääkinud. Ja see üks päev ei puudu. Üks päev ei puudu. Sellepärast homme ma oleksin rääkinud. Oleks rääkinud kõigest. Lindudest taevast ja viljapõllust ja laevadest merel. Vaata, kõikidest neid pisiasjadest koosliku elu. Ära sega mind, kas sa ei näe, et mul on tegemist. See oli sinu lause alati, kui ma tahtsin sinuga mängida või mürada nii, nagu teised poisid oma isadega tegid. Igal esmaspäeval pidin ma koolist kuulama teiste heietusi, kui tore nädalavahetus neil oli olnud. Mida kõiki nad koos isaga tegid, kes käis kalal, kes käis spordisaalis, kes käis kinos. Mina ütlesin, et mina vaatasin isaga telekat vaikides. Aga film oli väga hea. Siin hakkab isegi mul hakkab siin küll. Kuidas seda viina ei ole? Ei ole. Tule tantsime varem. Sa oled surnud ja surnud ei tantsinud. Tule tantsime, kasutame seda teist võimalust. Selleks on hilja. Tule.
Seda minagi mõtlen, mida kuradit ma siin teen. Mida te tegite siin terve öö? Elasin oma elu korra veel. Ukse olete ära õhtunud. Või mille pagana pärast siin üldse lukku käib? Kas te kardate, et surnud lasevad jalga? Mitte nüüd just päris seda. Pigem kardame, et elavad pääsevad sisse. Ei taha ju teie ja meie veel vähem, et mõni neist siin või mõni jupike neist kaduma läheks. Ja nende võimalused enda eest seista on tõesti väikesed. Nii ta on ja surnutele räägi, mida tahad. Kõigega on nõus. Teil on küri. Võtke üks pits, paned vere käima. Ei no, minu veri käib veel mõnega võrreldes veel ringi küll. Ma tõesti ei tea, kuidas selline asi juhtuda sai. Kuidas te ennast tunnete? Mis te arvate? Kuidas tunneb ennast mees, kes on veetnud öö pimedas ja külmas kambris koos oma surnud isaga? Teate, tegelikult juba ammu pole ennast nii hästi tundnud.